Tere armsad kuulajad ja vaatajad, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vaheajaum, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Täpselt nii. Musi. No hei Nattu, kuidas sa tunned ennast? Hei kallis, mina tunnen ennast hästi, natuke närvis, aga muidu tunnen ennast hästi. Kuidas sina tunned ennast? Miks sa närvis oled? No, ma olen natuke närvis, sest et mina pidin selle osa ette valmistama ja juhtima. Ja see on hirmu äratav. Eks ole? Ja tegelikult see on alati, et see on teatud nähal nagu see närv on normaalne ka, sest et sa saad lihtsalt aru, milles sa vastutad ja see on nagu, see on palju. Et jaa, hea koorem. Aga kuidas sina ennast tunned, kallis? Väga vabalt, mõnusalt. Ei, see on nii armas, et sa tahtsid tänast osa juhtida või tähendab, ma ütlesin, et juhi. See on üks ja see sama. Ja, ma olen väga põnev. Meil on täna väga äge teema. Sa oled ägeda teema meile ette valmistanud. Ma sain tulla osasse nii, et mul on 0 märget tehtud. Ma saan tulla lihtsalt nautima. Lihtsalt nii, nagu sa oled. Jah. Aga kuidas see nädal läinud on? Tänan küsimust. Minu nädal on läinud väga-väga hästi. See nädal on olnud hästi produktiivne. Palju on olnud tööasju, palju on olnud sükest nokitsemist. Mu nädalad vaheldavad hästi palju niimoodi, et mul on nagu probleem sellega, et ma ei jõua arvutis asju teha, sest mul on liiga palju kohtumisi. Ja siis iga natuke saada, tuleb mingi nädal, kus mul ei ole praegu üldse kohtumisi, siis ma lihtsalt muud ei teegi, kui istan arvutis, kirjutan dokumente ja meile ja mingid sükseid asju. Sükka nädal on olnud, aga ausalt, see on väga tore vaheldus. Ja kõik muu, meil on ka väga tore kodus ja hästi on kõik. Kuidas sinu nädal läinud on? Hästi, väga hästi tegelikkuses, jah. Praegu on kuidagi väga palju teenimistööd tulnud juurde, väga palju saab teenida inimesi, mentordamist on rohkem tulnud, väga, väga äge. Nagu ma ükskord ütlesin, et mul on mingi hulluks suhtlejaks hakanud. Iga päev on kellegi juurde, kellegi külla, kellegiga rääkida Jumalast ja et Jumal annab neid võimalusi nii palju. See on väga äge. See on tõesti äge, see on väga fantastiline. Pluss on nagu sa oled Elliga ringi sõitnud siin terve nädala. Külas käinud ja kõike värki. Ja. No koos teenime, ma õpetan ta vaata väiksest saati nagu teenimistööga ära. Kas aga nii ongi õige? Niimoodi ta harjub, siis see muutub tema normaalsuseks. Täiega cool. Väga äge, aga täna me tahame rääkida sellisest teemast nagu rahu juhib teed. Ja me oleme jaganud selle osa niimoodi 4 plokiks ja iga ploki jälle räägime natuke erinevaid põnevaid teemasid. Aga enne kõike ma tahan alustada sellest kõige olulisemast asjast, mis Jeesus meile tegelikult jättis. Nii et ma loen Johannese 14:27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Amen. Vaat see on see nagu lubadus ja see rahu, mis Jeesus tegelikult meile jättis ja mis ta meile nagu annab kõigile. Et see ei olnud ainult apostlitele lubadus, vaid et see oli kõikidele, kes usuvad teda. Ja see rahu on asi, milles me saame opereerida iga päev tegelikkuses. Aga esimeseks plokiks siis siia juurde. Ma tahaks rääkida teemal, mis vahe siis on Jumala rahul ja maailma rahul. Sellepärast, et Jeesus ütleb väga hästi, et mina annan teile mitte nii, nagu maailm annab teile. Mida ta siis nagu selle all mõtleb täpselt? Ma olen välja toonud nagu 2 erinevat siis võrdlust niimoodi. Et kõigepealt Jumala rahu. Jumala rahu on täis vabadust, see on ilma ühegi kohustuse sidumiseta. Jumal teeb meid vabaks ja siis ta annab meile täiesti tühjad käed, ütleb, et sina vali. Et sa ei ole enam patuorjuses, sa ei ole enam sõltuv mingist ühest või asjast, vaimselt seesmiselt ühte pidi või teist pidi. Kõik on nüüd sinu valida. Ja see on see nagu täisvabadus, mis ta meile tegelikult annab. Aga sellest hea näide võib-olla ongi see, et Jumal on teinud meid täiesti vabaks ja isegi ka keerulistel või nagu sellisel rasketel aegadel meie sees on selline üleloomulik tugev teadmine, et ma olen tema laps, tema on minu isa, ta on minu Jumal ja ma kuulun talle, see toob mulle rahu sisse. See on see selline Jumala tugev rahu meie sees, on see, millest me nagu räägime. Aga maailma rahu selle eest on võib-olla, ma kirjutasin niipidi, et see on kindlustunne, et siinsete olukordade peale saab loota. Näiteks, homme tuleb palk. Üldiselt jah, et kui palgapäev on nagu ette nähtud, siis tuleb, see on väga tore, aga
aga me oleme näinud, et maailma majandus võib muutuda ootamatult või töökohad võivad kaduda või mida iganes võib juhtuda. Juhtub õnnetus, jääd haiguslehele. Noh, on ju, et neid olukordi on tegelikult täiesti seinast seina, mis võib juhtuda. Ja see mõte ongi see, et me ei kontrolli ju kõiki neid parameetrid tegelikult ise. Et kuigi me jääme lootma nende maailma asjade peale, milles me saame ja peame nagu ühtepidi kindlad olema, teistpidi meie kogu lootus ei saa olla ainult nende peal või puhtalt nende asjade peal. Ma mõtlen just ise ka, et tegelikult rahu on ju, mis sinna rahu alla käib? Sinna alla käib see, et sa tunned, et sa oled vaba ja sul on kindlustunne olemas. Ja kui me mõtlemegi maailma rahule, näiteks miks, kui me tahaks saada miljonäriks, tahaks saada seda rahalist kindlust, on ju, siis ühest küljest see annab meile vabadust ja teisest küljest kindlustunnet. Kokku annab see meile rahu. Meie tulevik on kindlustatud, okei, nüüd see asi on nagu nii-öelda rahus, see asi on hingamisse antud, on ju. Nii võetakse järgmine sektor ette, on ju. Ja nii edasi. Ja tegelikkuses ja me näeme ju maailmas nii palju seda, et kõiges üritatakse otsida mingisugust rahu, mingit sellist vabadust, kindlust ja isegi religioonidest otsitakse seda, mitte ainult kristlusest, aga ka mujalt otsitakse seda, et kus oleks see rahu. Ja ma just rääkisin kellegagi, kes oli väga huvitatud just budismist. Ja ta just väljendas, et ta tahab nagu sellist sisemist rahu, et ta ka käiks hingamises, oleks rahus täielikult. Ja siis ta iga päev nagu mediteeris ja nagu üritas kogu aeg teha midagi, et ta sees oleks see rahu. Ja kui see rahu tekkis, siis seda pidi hakkama säilitama, siis sa pead iga päev edasi kõike tegema, et see rahu säiliks. Ja siis ma küsisin ta käest, et aga nagu, kui sa nii palju pead tegema, et saada seda rahu, kas see on siis tegelikkuses päris rahu? Et kui sa pead kogu aeg nagu saama seda, kas sa oled selle päriselt siis kätte saanud üldse? Et kui see on midagi, mida sa pead nagu võltsima enda ellu, aga tegelikkuses on hoopis teine rahu olemas, see õige rahu olemas, see tõde, maailma valgus on ju, sellepärast ka me ju ütleme, et Kristus on see tõde, Jeesus on tee, tõde ja elu. See on see päris rahu ja see on hoopis midagi nagu teissugust. Ta ei ole lihtsalt, selle juurde käib ka esiteks vabadus, et me oleme saanud vabaks surmapatust ja kindlus, et meil on Jumal, kes meid armastab. Ja see toob sellise rahu sisse, kui sa oled Jumal enda ellu võtnud, oled Jeesus enda ellu võtnud, oled saanud päästetud, oled tulnud 100% Jumala juurde tagasi, siis see rahu, mis su sees on, seda ei saa miski ära võtta. Sa võid, ma ei tea, olla 2 aastat palvetamata ja sul on ikka see rahu sees. No sa ei pea seda taga ajama, sest see ei ole sina, kes seda enda sisse saab, vaid see on Jumal. Ja see on midagi hämmastavat. Absoluutselt, ma olen 100% nõus sellega. Ja minu arust kogu see pastor Mart ütles päris ägedasti just nagu budismi ja kõikide nende religiooni kohta, ta ütles, et see sisemise rahu tagaajamine on äge, aga elus on nii palju olulisemaid asju ka ainult rahu. Ja mul oli kuidagi nagu see, et jah, sest et Jeesus räägib meile ju armastuse olulisusest ja kõigest sellest ka ja see on nagu minu arust, see on nagu väga õige tähelepanek kuidagi, et see rahu on, see on äge, aga see on nagu kõrvalnähtus kohati ka on ja sellest, et sa oled nagu õiges asjas või õiges vahekorras Jumalaga näiteks. Lisaks sellele, nagu sa ütlesid, rahu tuleb rahuvürstilt, Jeesuselt on ju, et meie Jeesust nimetatakse rahuvürstiks on ju, et me saame nagu selle peale lootma jääda, et see rahu tuleb temalt. Ehk et nende asjade järgi me saame nagu väga kenasti aru, et siin tekib tegelikult, nagu sa seletasid väga ilusasti, et selle rahu ja kindlustunne või selle kindlustunne ja võib-olla lootuse, mille peale sa loodad on ju, järgi me saamegi väga hästi aru, mis vahe on Jumala rahul ja mis vahe on maailma rahul on ju. Nüüd neid asju silmas pidades, ma tahaks lugeda ühe piiblikirja koha, kui me nüüd siselneme võib-olla teise teemablokki, millest me tahaks rääkida. Ma olen Mattuse 16:24. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Ja see on nüüd apostlitele ja tegelikult ka meile ja jüngritele ja kõikidele kristlastele üleskutse, et me peame maha panema iseenda soovid ja tahtmised ja järgime Jeesust. Ja ma natuke seletan võib-olla hiljem seda, mida see veel täpsemalt tähendab, aga see põhiline mõte on see, et
miks see ei lähe vastuollu Jumala rahuga? Kui me ei räägi lihtsatest asjadest, selles mõttes, et kui sa mõtled nüüd selle peale nagu visuaalselt ja ka vaimses mõttes, iseenda maha panemine on juba väga raske tegevus. Rääkimata sellest, et sa pead veel hakkama mingisugust risti ka veel tarima, see on ka väga raske tegevus. Kuidas saab eksisteerida ühes samas maailmas risti kandmine ja sügav rahu? See oli see, millest ma tahtsin natuke rääkida. Ja minu jaoks need kaks asja ei lähe vastuolla sellepärast, et vaata, see risti kandmine on sümbol ja ka vaimne akt, et tegelikult teataval määral sellest, et me suretame iseennast, me paneme ennast maha. Meie soovid, meie tahtmine, meie valitsemise kord meie elus on nagu tahaplaanile jäänud. See on nüüd teisejärguline. See tähendab seda, et meie südametroonil ei istu enam minu tahe, vaid Jeesus. Seal istub üks isik, on ju. See on nagu kaplan Allan Kroll ütles minu arust suurepäraselt ühe jutlusega, et sinu elu peategelane ei ole sina, vaid et see on Jeesus Kristus. Et nagu sa pead sellest aru saama nüüd, et see elu käib nüüd niipidi, on ju. Ja see on väga ägedasti minu arust fraseeritud ja kuidagi kokku pandud. Ja kui sa võtad seda niipidi, siis Jeesus on ka tegelikult andnud meile sügava lubaduse sellest, et tema koorem on kerge, tema ikke on lihtne. Ehk et kui sa järgid Jumalat ja Jeesust ja lähed järgi seda teed pidi, mida tema on sinust võib-olla oodanud, mida tema sinust tahab, siis esiteks sul see rahu säilib, teiseks ta toetab sind, ta aitab sind ja ta on koos sinuga sellel teekonnal kaasas ka. Et see ei ole niimoodi, et Jeesus teeb meid nagu, kui me alguses rääksime, et Jeesus teeb meid täiesti vabaks, ta paneb meile null lootust, aga siis viskab meile mingi risti selga ja ütleb, et nüüd kõndima. Et ei ole päris nii pidi. Et tegelikult, mis ta teeb, on, et ta teeb täiesti vabaks meid ja siis ütleb meile, et näed, siin on see, mida mina tahaksin sinu elus teha. Kas sina tahad ka? Ja siis ütleb, et vaata, nüüd sa võid hakata minema siia poole. Ja see on koos temaga ikkagi järgi, et see teerada ei ole kunagi temast lahus ka, on ju. Ja sellepärast ongi, et see ei lähe vastuolla selle rahuga, sest tema on ise kogu aeg seal ja seal, kus Jumala vaimu ligiolu on, seal ongi tegelikult rahu kogu aeg olemas. Sest tema on rahuvürst, on ju, tema ongi rahu. Et kui tema on seal kohal, siis on hästi kõik igal pool. Ja nüüd, kui sa mõtled selle peale, siis samamoodi, kui sa käid seda rada, mida Jeesus on sulle ette näidanud, mida Jeesus tahab, et sina käiksid, see rada, kus tema tegelikult on ka, see ongi radu, see ongi nagu rahurada. Olenemata sellest, kas sa pead kõndima koos ristiga või mitte. Enamasti me kõnnime ikkagi koos ristiga ja see on ka okei. Ja see on sellepärast, et see, mida ma üritan sellega võib-olla öelda, on see, et see rahu on nagu teejuhis, et sa oled õigel teel. Isegi kui on raske, isegi kui on keeruline, isegi kui on vahetevahel valus või see Jumala rahu on meil ikkagi kätte saadav. Ja Jumal on ikkagi seal meiega kõige keskel olemas ka. On momente loomulikult meie selle eluteekonnal, kus me tunneme, et me oleme täiesti üksi. Ma kujutan ette, et sina oled seda tundnud Jumalast niimoodi elus. Mina olen kagi tundnud seda, et mõnikord on lihtsalt nii keeruline, et sa tunned, et Jumal oleks nagu su hüljanud. Aga siis kuidagi varem või midagi juhtub. Ma olen ise täheldanud seda, et see ei ole kunagi niimoodi, et mina teen midagi ja siis on rahu tagasi ja Jumal tagasi. Ei, see midagi juhtub. Ja siis järsku Jumal on jälle pildis ja ütleb, et ei, kõik on hästi. Ja siis sa oled nagu mingi, okei, tegelikult ongi. Et isegi, et võib-olla natuke keeruline või pingeline või mida iganes. Ehk et Jumalal on alati siuke hea omadus või komme nagu tagasi tulla meie ellu niimoodi. Ja siis on jälle see rahu seal. Ja sa oled jälle, sa saad aru, et okei, Jumal, sina näita mulle seda teed, kus ma pean kõndima ja sellel teel on rahu. Isegi kui on keerukas ja on rist ja kõik need asjad. Aga võib-olla sa natukene seletad, mida see tähendab oma nagu selle risti kandmine? Et mida see reaalsuses tähendab, kuidas see välja näeb, et sa kannad risti? See on väga hea küsimus. Ja väga asjalik, sellepärast, et risti kandmine on nagu iga kristlase tegelikult eluteekonna osa. Risti kandmine on ühtepidi see, et sa kannad seda kohustust või seda meelekindlusest tehtud otsust enda seljas, et sa oled kristlane, sa elad oma elu niipidi, nagu Jumal on seda ette nagu määranud ja otsustanud. On ju. Et sa elad oma elu Jumalale meelepäraselt ühtepidi. Ja see ei ole alati, sest me oleme sellest väga palju podcastist rääkinud, et see ei ole emotsionaalne otsus, see on tarkusega ja mõistuse ja emotsiooniga tehtud otsus. Et sa saad aru, et okei, et ma valin nüüd teha asju niipidi. Ja sest et see on Jumalale meelepärane. Ja see ei ole alati lihtne. See ei ole alati üldse nagu kerge, et see tähendab seda, et sa pead ütlema lahti võib-olla asjadest, mida sa tahad või mida sulle meeldib. Väga huvitav on ju ka tegelikult see nüanss, et
patt ei ole ka ju iseenesest nii lihtne asi, millest välja tulla, muidu me tuleks sellest ise ju välja kogu aeg. Meil on ju Jeesuse abi vaja sellest, on ju, mis tähendab, et nagu ka sellest, et me otsustame sellest hoiduda, on ju, ja me sellessegi ei lähe. Ja teistpidi see rist sümboliseerib, et me kanname oma olemuses kaasas kogu aeg seda, mida Jumal on. Me kanname seda vabadust, me kanname tema vaimu, me kanname seda, mille eest tema seisab, seda õiglust, seda headust, seda rahu ja üle kõige seda armastust, mis Jumal tegelikult on ja mida ta kehastab. Et see on meil kogu aeg olemas ja see on meie sees. See on siis järelikult nagu, see on see leping, mida me Jumalaga teeme ühtepidi, on ju. Et ühtepidi see on see otsus ja see kohustus ja teistpidi see on see olemus, mis Jumal on. See on need mõlemad erinevad aspektid. Ma vastaks sellele küsimusele niipidi võib-olla. Ja ma olen mõelnud, et tead, miks see koorem on tegelikult kerge? Et see on raske valida see, et sa jätad nüüd oma elu maha, võtad risti, mida kanda, aga tead, miks see kerge on, sest et mida rohkem sa täidad ennast Jumalaga, seda rohkem sa tahad, või seda rohkem sa hakkad tahtma seda, mida Jumal tahab. Et sinu tahe järsku muutub Jumala tahtmiseks. Ja me näeme seda nii palju näiteks mingite sõltuvustest lahtisaamistega, et näiteks mingi, ma ei tea, pornograafia on ju, meeletult raske ise lahti saada. Kui sa täidad ennast Jumalaga, sa ei keskendu, et okei, nüüd mul on vaja elu eest patust lahti saada, vaid et sa lihtsalt täidad ennast Jumalaga, loed oma piiblit, palvetad, ülistad, käid palvekõnnakutel, mis iganes on ju. Mida rohkem sa täidad ennast Jumalaga, seda rohkem Jumala tahe hakkab su elus sündima. Sa nagu hakkad tahtma Jumala tahet. Ja sa ei taha enam vaadata pornograafiat, sa ei taha enam alkoholi juua, sa ei taha enam suitsetada, sa ei taha rikkuda seda keha, kus elab püha vaim ja nagu, ja ühesõnaga, ja selles mõttes need asjad muutuvad järsku nagu lihtsamaks ja lihtsamaks ja lihtsamaks, et alguses on nagu raske teha see otsus, et jah, sa tuled 100% Jumala juurde ja nagu terve maailm oleks selle vastu, aga pärast sa nagu, tähendab, jah, pärast sa saad aru, et tegelikkuses Jumal on see, kes teeb seda tööd sinu sees ja Jumal on see, kes kannab seda nagu risti sinu eest. Tema on see, kes kannab siin sellest kõigest läbi. Täpselt nii. Ja väga tihti on ju see tegelikult nii pidi, et see rahu, mille Jumal annab, tuleb pärast seda otsuse tegemist. Et sa teed selle otsus ära ja siis tuleb rahu. Võib-olla mitte kohe, aga et see tuleb hiljem, on ju. Ja see on ka jälle hea indikaator sellest, et sa oled tegelikult õigesti valinud, on ju. Aga tead, see on väga õige tähelepanek ja ma tahtsin siia juurde lisada seda, et see isegi toimib ka nagu ütleme võib-olla mitte ainult patust vabanemist ja suurte asjadega võideldes, aga ka kõige väiksemate, pisemate asjadega tegelikult, et seal, kui sa täidad ennast selle Jumala vaimu ja Jumalaga ja sa oled seal, kus Jumal on, siis sinu seest nagu kaovad ära kõik need asjad, mis tegelikult Jumal ei taha, et seal sees oleksid, on ju. Need lihtsalt nagu Jumala valgus nagu pressib välja kõik selle, mis seal tegelikult sees ei peaks olema, on ju. Ja mul on endal olnud hästi palju nagu kogemus sellega, kuidas eriti viimasel ajal, kui ei ole vaata mingit suurt pattu või nagu sa ei ela nagu mingis kohutavas mustluses, on ju. Aga igapäeva argielu on ikka. Ja vahel on niimoodi, et mõtled, et et tead, et hullud lahe oleks, kui meil oleks rohkem raha või hästi palju tore oleks, kui tahaks nagu sekseid asju, on ju. Sellised igapäevased südamevõitlused, on ju. Ja ma ei ole teinud mingeid otsuseid niipidi, et okei, et nüüd ma hakkan ilgelt, ma ei tea, mingi pappi kõrvale kraapima, on ju, et noh, see ei ole nagu minu motivatsioon kunagi olnud, aga ikka mingid sellised mõtted kuskil. Ja siis sa lähed koos Jumalaga aega veetma ja sa tunned, kuidas need mõtted nagu otseses mõttes ja need motiivid nagu sulavad su seest ära lihtsalt. Ja sa saad aru, et ei, see oli lihtsalt kõik prügi. Et tegelikult on nagu Jumal ja tema valgus ja headus siin sees, on ju. Ja vaata, need on nagu need asjad, mis on, mida tegelikult Jumal ka teeb meie nagu igapäevaelus ka siis, kui meid nagu rafineeritakse võib-olla nagu täpsemaks ja paremaks koos temaga kogu aeg. Et see on nagu see, kuidas, ja see on ka see, miks me kogu aeg vajame tema tegelikult ligiolu. Sellepärast, et kui seda ei ole või seda sisendit temalt ei tule, siis need motiivid võtavad üle varem või hiljem. Ja siis on nagu probleem. Jah. Mul oli ka just täpselt hiljuti väga sarnane kogemus ka sellega, et kuna me elame ju praegu nagu ühest palgast, elasime ühest palgast ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma olen küll lapsega täiskohaga, aga tegelikkuses äkki peaks minema tööle, äkki ma teen selle pingutuse, käin näiteks hommikuti või õhtuti ja et saada seda lisaraha.
et võtab küll kõvasti tunde, ei tea, kuidas jõuab podcast'i teha, ei tea, kuidas jõuab teenida, ei tea, aga vähemalt me saaks lisaraha, on ju. Ja siis jumal kuidagi ta nagu kõnetas mind selles hetkes niimoodi, et vali, kas sa teed tööd ja saad seda lisaraha või sa lähed teenid. Ja küll ma hoolitsen kõige muu eest ka. Ja siis ma olen nagu mingi, et no samas ma tahan nagu lisaraha saada, aga no okei. aga jumal kuidagi, see oli nii nagu siuke rahust tulnud kõnetus reaalselt ja see nagu valik valida pigem teenimistöö, valida, et okei, ma valin Jumala inimesed, ma valin, et neid teenida, et võtta aega, et neid mentordada, et tegeleda nendega, kes on tõesti augus ja nagu aidata neil jõuda Jumala juurde lähemale ja Jumal lubas ka veel, et ta toetab mind siis, on ju. Ja siis mõtlesin, et okei, ma valin teenimistöö. Ja siis läkski mingi paar päeva mööda järsku sõbranna helistab, kuule, kas sa sellest toetusest oled midagi kuulnud? Okei, sain mingi toetuse peale ja siis tuli veel mingisugune otsakene ja nii edasi. Ja järsku ma vaatasin, oi näed, selle asemel, et minna poole kohaga nagu õpetajana kooli tööle, ma saangi juba nagu ilusasti palka selle eest, aga nagu valides teenimistöö, on ju. Ja see on nii hämmastav, et kui sa nagu ei aja taga seda kindlust siin maailmas ja valid Jumala alati, siis Jumal ise hoolitseb ja see on nii hämmastav, sest ma olen väga nagu siuke, kõik on nagu hästi ajudega otsused peavad olema, on ju, kõik peab läbi mõeldud olema ja siuke korralikud ei ole nagu mingi udulenduri otsuseid, on ju. aga Jumal on õpetanud teistmoodi, Jumal on nagu raame raputanud täiega ja olnud, et ei, sa käid selles, kus mina juhin sind, mitte oma mingi mõistuse järgi või oma nagu sellise, ei otsi nagu oma kindlust või kindlust siit maailmast, vaid Jumalast. Täpselt, appi kui lahe, see on nii lahe väljend, raame raputanud, see on nii cool väljend on see. Aga see on väga hea tunnistus tegelikult ja see minu arust väga hästi nagu näitabki seda, et Jumala, ütleme, et see ilmselge valik on jah, et nagu ütleme, et vaata see nii-öelda selle loo puhul veel eriti, see ilmselge kristlik valik on, et jah, muidugi ma lähen teenima, on ju. Aga reaalsuses sinu kogu elu on ju tegelikult nagu liinil, on ju. Ja nagu toimetulek ja kõik siuksed asjad ka, et see ei ole üldse lihtne valik, mida nagu teha tegelikkuses, on ju. Et ma tahangi öelda, et me vaatame tihti just täpselt siukseid lugusid ja mõtleme, jaa, vaata, ja siis ta valis Jumala ja kõik oli on ju, ja tagantjärgi oli hoopis vot nii, on ju, ja kõik on nagu tore, aga selles hetkes sa ju ei näe neid asju, sa ju ei tea ja sa pead ikka valima, on ju, Jumala tee. Et see ei ole üldse nii iseenesest mõistetav teha neid otsuseid nii pidi tegelikkuses. Täiega tubli hetkel, on täiega uhkes üle. Meil tulebki tegelikult, nagu kristlase elu ei olegi meile lubatud kunagi olema nagu liiga lihtne. Ja me peame vahetavalt väga raskeid valikuid tegema ja raskeid otsuseid langetama ka selleks, et me tõeliselt usume või lähtume ja läheme usu järgi, mida me nagu näeme. Aga need rasked valikud vahetevahel on veel raskemad kui lihtsalt rasked, on ju. Et need võivad olla kohe niimoodi, et sul kõik ümber ringi nagu laguneb ja kogu su elu tahab nagu koost ära laguneda, on ju. Mida sa siis teeksid või kas sul on olnud kogemus sellega, et kuidas sinu elus näiteks on mingisugused asjad nagu täiesti tundub nagu elu laguneb koost ära ja ometigi on Jumal selle kõige keskel toetamas sind ammas rahu sulle? Jaa, ikka on. Ma arvan kõige selline suurem, kus tõesti nagu terve elu lagunes koost ära või siuke tõsiselt nagu pind läks jalge alt ära, oligi see, et kui ma olin 14-aastane on ju, ja mul oli see seksuaalse väärkohtlemise juhtum ja peale seda ma jäin kuidagi, ma jäin väga üksinda, ma ei tundnud, et ma saaks usaldada kedagi, väga selline, ma olin nii noor ka muidugi, kui see juhtus on ju, ja sinuga nagu juhtub midagi nii õudsat ja nagu sinu elu järsku pudeneb kõik koost lahti. Ja minu jaoks see teadmine või see, et ma nägin, et aga kõigi teiste elud lähevad edasi. Isegi inimesed, kes teadsid sellest asjast, on ju, ja üritasid olla toeks, üritasid nagu aidata kuidagi, on ju, siis ma sain aru, et mitte keegi ei mõista lõpuni välja. Ja esiteks sa jääd nagu selle koormaga üksinda ja teiseks ka sellega, et maailm liigub ikka edasi. Koolis pead ikka edasi käima, tööl pead ikka edasi käima. Elu läheb edasi, kõigi teiste jaoks läheb elu edasi, kuigi sinu jaoks on elu täielikult nagu
lahti pudenenud. Ja ma mõtlesin too hetk, et ma läksin nagu Jumala juurde ja mõtlesin, et okei, et nüüd on küll vist kõik Jumal, et äkki sa saad mind nüüd enda juurde võtta. Et mul on nagu kõik on koost lahti nüüd, et mis ma enam ikka. Et sa annad küll nii palju, kui keegi jaksab kanda, aga ma ei tea, see tundub küll natuke liiga palju juba. Ja ma mõtlesin, et okei, et nagu mitte keegi ei mõista mind, mitte keegi ei saa aru sellest valust, mis mu sees on. Kõigi jaoks läheb maailm edasi. Ja ma saingi aru, et ainukene, kellele ma loota saan, on Jumal. Ainukene, kes mind päriselt mõistab, on Jumal. Ja ma hakkasin Jumalale oma valu jagama ja tõin tema ette need asjad. Ja Jumal tuli nii ligidale mulle. Ja sellepärast ma vahepeal ütlen ka, et ma tunnen, et Jumal nagu kasvatas mind ülesse. Sellepärast, et too hetk, kus mul ei olnud mitte kedagi, ma tundsin, et mul ei olnud mitte kedagi. Mitte, et mul ei olnud, vaid lihtsalt ma ei suutnud usaldada inimesega. Ma ei tundnud, et inimesed oleks saanud aru minust täielikult. Siis ma tõesti tundsin, et Jumal oli nii ligidal. Ja ma enda arvates tulin nagu nii normaalselt nendest asjadest välja. Ja lõpuks isegi, et oli midagi nii nagu kohutavat juhtunud, siis ma käisin rahus. Ja see oli hämmastav minu jaoks. Ja nagu, see ei ole ju võimalik maailma mõttes. Ei. Et see ei ole võimalik, et sa saaksid terveks nendest asjadest nii hästi ja niimoodi, et nagu, ja tõsiselt, päriselt saad terveks. Mitte lihtsalt ei panda kuskil, ma ei tea, plaasterid nende haavade peale, vaid päriselt Jumal suudab need asjad teha terveks. Ja kui ma hiljem Jumalast eemaldusin oma nende pettumuste asjade pärast, siis rahu oli kadunud. Ja siis sa käid täiesti tühjuses, oled kadunud, üritad maailmas leida seda rahu, seda täidet enda sisse, seda armastust, sa nagu januned nende asjade järgi, aga sa otsid täiesti valedest kohtadest. Ja siis, kui ma tulin tagasi Jumala juurde paar aastat tagasi, siis järsku täielik rahu sees. Ütle nüüd, see ei tule maailma asjadest. Miks ma tean nii kindlalt? Inimesed küsivad, miks ma usun Jumalat, et me ju lõpuni ei saa ära tõestada. Ja siis ma ütlen, et aga vaata mu elu. Vaata, mis minust oleks võinud saada. Nagu mu oma ema on tulemas Jumala juurde lihtsalt sellepärast, et ta nägi, kuidas Jumal mind muutis. Mu oma perekond vaatab, et appikene, et tead see, mis oli enne, kuidas ma jõin meeletult alkoholi, kui katkine ma olin niimoodi, ja siis kuidas Jumal mind muutis täielikult, Ja see on juba tunnistus sellest, et Jumal on olemas. Ja ma ütlen inimestele, et vaata minu elu, võta minu elu eeskujuks või võta minu elu näiteks enda jaoks, et näed, Jumal on olemas, sest et maailma mõttes nendest asjadest ei saa terveks. Maailma mõttes sa ei saa üle nendest, sa ei leia kunagi rahu. Sulle jääb alati soov kätte maksta, alati kibestumise, selline väike nagu hulk kibestumist jääb alati sisse peale selliseid asju. Aga Jumal teeb täiesti terveks. Nii terveks, et sa suudad armastada. Nii terveks, et ma käisin täielikus tühjuses ja tuimuses ja nüüd ma käin elus. Nii mul on elu sees, mul on tunded, mul on elu, mul on rõõm, mul on täielik nagu naudingi rõõm elust. Ja see on midagi, mida ma poleks kunagi arvanud, et ma tagasi saan. Et see on täiesti hämmastav, millisesse rahusse Jumal paneb, mis on see tegelik rahu. See ei ole siuke rahu, mida sa mediteerid endale. See on siuke rahu, mida Jumal kingib sulle oma armu kaudu. Ja see on midagi nii erilist ja seda ei saa mitte kunagi keegi ära võtta. Aamen. See on nii võimas nagu tunnistus tegelikult sellest ja ma tean, et see on olnud pikk teekond. Aga see, kuidas Jumal on nagu sind muutnud ja tõmmanud välja ja nagu see on uskumatu lihtsalt. See on täiesti uskumatu vaadates seda kõrvalt ka ja nagu nähes seda ja nagu olles tunnistaja sellest. See on nagu, mul on väga suur eesõigus näha seda ja tunnistada. See on hullult cool. Aga see on nagu tõesti lahe. Ja tegelikkuses on ju see, et võtta, sa ütlesid nii kenasti ka, et kui sa olid maailma asjades, siis sa nagu kraapisid ja otsisid ringi selleks, et saaks seda rahu tagasi täiesti valedest asjadest. Ja tegelikult nagu, vaata, me jõuamegi sinna kohta, kus me hakkame, kui meil ei ole seda Jumala vaimuligi osadust, kui meil ei ole Jumalaga osadust tegelikult üleüldse, siis me hakkame neid otsuseid tegema nagu
selleks, et otsida neid asju, mida Jumal tegelikult meile andis, ilma et me Jumalat nagu seal oleksime kaasas, on ju. Ja meist, me muutume selliseks nagu reaktiivseks tegelikult ka, sellepärast, et kui meil ei ole Jumala rahu, siis me ei suuda ise nagu teha kaine peaga häid otsuseid, me hakkame lihtsalt oma eluolukordadele reaktsioonidega nagu vastama järjest, kõikuma edasi ja tagasi. Ja see ongi tegelikult nagu meie kolmas teemaplokk, et õpetussõnad 25-28 ütleb, et otse kui maha kistud linn, millel pole müüri, on mees, kes ei talitse oma meeli. Väga huvitav on see ja see on nagu, vaata kui lahe, et kui sul puudub see enesekontroll, kui sul puudub see võimekus ennast kontrollida oma elu suunata, siis sa oled nagu maha kistud linn, eks ole. Ja see on, see juhtub sinuga siis, kui sul puudub rahu. Ja sul puudub rahu, kui sul puudub osadus Jumalaga. Ja see on nii lihtne valem tegelikkuses. Nii ebaeduks kui ka eduks. Sul peab olema Jumalaga osadus, sul peab olema see palve, see sõnaaeg, kus sa oled koos Jumalaga ja räägid temaga ja suhtled temaga, sest see täidab sind nii olulisel viisil, et sa suudad oma elu elada esiteks, aga et kõik see, mis sinu sees on, saab muudetud tegelikult ka, uuendatud, kinnitatud, üles ehitatud. Mitte ainult vana maha kistud, et me nii palju räägime sellest, kuidas pattu eemaldada ja kuidas Jumal tuleb oma valgusega, võtab maha ja nii edasi, nii edasi. Me ei räägi piisavalt palju sellest, kui palju Jumal sinu sisse ehitab asju tegelikkuses. See, kui sa ütlesid praegu oma tunnistuses nii kenasti seda, et ta tuleb, et ta paneb sinu sisse järsku võimekuse armastada, ta paneb sinu sisse võimekuse usaldada, tema ehitab sinu sisse terve ellu suhtumise ja suhted ja sõbrad ja kõik selle, mis tegelikult on, et see on tema vaim, kes sinu sisse investeerib, ehitab ja nagu üles paneb, on ju. Et see ei ole inimeste enda tehtud, see ei ole meie enda tublidus, see ei ole meie enda nagu mingisugune ägedus. See on Jumala vaim, kes tegelikult tuleb meie sisse ja meis teeb seda head tööd ja ta on nii ustav, et ta teeb seda lõpuni. Isegi kui ta teab ja näeb, et okei, et mingil hetkel tema elu läheb minu juurest ära või mida iganes me valime, ta ei jäta, ta ei pane seda nagu konditsiooni sinna vahele, et et sul oli usaldamisega probleeme, kui sa minu vaimu juurest nüüd ära lähed, siis ma võtan sult jälle usaldusvõime ära. Ei, ta jätab selle sulle alles igavesti, lihtsalt sellepärast, et ta on hea. Aga kui sa lähed tema juurest ära, siis kuidas sa kaotad need asjad jälle on see, et maailm rikub need ära jälle. Sellepärast, et sa oled siis kokku puutunud jälle katkisuse, patu ja kõige sellega, mis määrib, hülgab, hävitab, teeb katki ja nii edasi, nii edasi. Ja seda rada me kõik kahjuks paratamatult näeme või tunneme, kui mitte isiklikust elus, siis kas või kõrvalt. Aga vaata, selline Jumala ustavus. Selline nii suur on Jumala ustavus, et ta annab sulle kõik tasuta, ehitab sind üles, teeb sind terveks ja küsi mitte midagi selleks vastu ka veel. Lihtsalt pakub sulle võimalust kõndida tema rada. Ja see on nii äge võimalus. Ma ei suuda nagu ära nagu haipida, kui väga inimesed peaksid minema selle raja peale. Sest et see on nagu kõige parem otsus, mida sa oma elus teha saaksid tegelikkuses. Ja see on nagu täiesti elumuutev. Lisaks kõigele muule, 4. võib-olla plokina on veel see ka, et see Jumala rahu, mis juhib meid, mis meie sees on, mis tuleb tema ligioluga nii tugevasti kaasa, see kandub üle sinu lähisuhetesse. Sinu sõprustesse, sinu abikaasa suhtesse, sinu vanemate suhtesse, sinu lapse suhtesse, kõike, millesse sul on. Ja sellepärast, et sa saad ise rahulikuks jääda, sest et sa näed asju jumaliku perspektiiviga. Midagi juhtub, siis sa ei reageeri lihtsalt selle peale, et on valus ja nõme ja halb, on ju. Ja B, sa saad anda soovitusi inimestele vastavalt Jumala perspektiivile ka. Ehk et nagu mitte ainult sa ise ei tee õigesti, vaid et sa saad nagu öelda teistele, et kuule, et ära nii tee, on ju. Ja tihti sa suudad seda öelda ka viisil nagu, sest vaata tead, me kõik võime öelda, on ju, eriti ma vaatan seda lapsevanemana, on seda nii cool vaadata, on ju. Et Elli teeb midagi rumalat, on ju, siis mul on nagu valik, et kas ma pahandada peale õiendan temaga või siis ma ütlen, et kallis, ära tee niimoodi, see ei ole hea. Ja muuseas ma olen avastanud, et kuigi ta on 1,5, siis ta juba reageerib paremini sellele, kui ma lähen rahulikult tema juurde, ütleb, et kallis, ära tee niimoodi, siis ta lihtsalt ise lõpetab tegevuse ära ja läheb minema nagu. Ja ta jätab oma rumaluse pooleli, on ju. Versus, kui ma lähen nagu õiendades peale, siis ta nagu vaatab mul otsa ja naeratab ja teeb edasi. Sest et talle meeldib paras maraklatt, on ju. Aga lihtsalt, et see rahu, mis Jumal tegelikult meie sisse paneb, see kandub nii hästi meile, nagu meie suhetesse, asjadesse edasi. Kas sinul on olnud kunagi mingi süüke kogemus, kus sa tunned,
et mõnes võib-olla pingelises suhteolukorras Jumal on andnud sulle mingi ägeda perspektiivi, mis suudab rahu taastada või lepitada või kuidagi. Jaa. Jaa. Kui sa oled õpetaja, siis sa tead. Sul on iga päev vaja kannatlikkust. Eriti kui sa teismelistega, tegelikult lastega ka. Täiega, ja no ma mäletan näiteks ise, alati igas klassis on mingi kamp poisid, kes on siuksed väga toredad, väga armsad marakratid. Ja siis, ja väga tihti tekib siukest esinemist ka, eriti kui on noor naisõpetaja tahvli ees, on ju. Noor ilus naisõpetaja. Ja ma mäletan, et ikka poisid teevad mingeid nalju asju ja nagu üritavad kuidagi klassi nagu utsitada ka, nagu tegema pahandust, on ju. Ja siis ma mäletan, ma vaatasin, et seal näed poiste kambas, seal on see üks, kes nagu üritab kuidagi rohkem esiplaanil olla, on ju, et vist teistele rohkem meeldida või mis iganes, on ju. Ja siis ta nagu midagi kommenteeris, mingeid nalju tegi, siis ma läksin vaikselt ta juurde ja siis ütlesin, et siin klassiruumis sa ei pea niimoodi käituma, sa oled targem sellest. Ja siis ta lihtsalt noogutas mulle, et ja siis rohkem ei tulnud, mitte mingi probleem ei olnud selle klassiga rohkem. Aga vaata, need ongi need asjad, et sa ei hakka vastu õiendama, sa ei nagu ei reageeri nii nagu kuidagi maailm soosib seda reageerimist olukordadele, on ju, et ütle ikka ka sõna, et las sinu sõna olla see lõplik sõna ja ütle ikka alati midagi vastu, seisa enda eest ja see kõik siuksed asjad, on ju. Aga tegelikult, kui sa käid Jumalaga, siis meie lõppeesmärk on see, et inimesed nagu, et näidata neile, kes Jumal tegelikult on ju, ja käituda nagu Jeesuse eeskujul. Ja rahus tehtud asjad on nii palju parema tulemiga tegelikkuses, kui me üldse arvata oskame. Et see võib-olla tundub korral niisugune enese alla surumine, aga tegelikkuses need on nii palju parema tulemiga. Kusjuures ja see on muideks üks osa ka sellest risti kandmisest, millest me enne rääksime ka. Ongi see, et sa pead vahetevahel iseenda nagu ütleme, soovid ja ka siuksed asjad nagu maha panema, et täpselt samamoodi nagu lapse kasvatamisega ja klassiruumis ka sa vaatadki, no see ajab ikka närvi ju, et keegi nagu pahandab või teeb mingit rumalust, on ju. Ja see ikka sees tunned seda pinget ja seda, on ju. Aga kui sa oled nõus selle kõrvale panema ja tegema asju nii, nagu Jumal on sulle õpetanud, et tema on rahu ja sina kannad ka seda rahu edasi, palun, sul on palju täpselt, mitte ainult parem tulemus, aga minu jaoks kusjuures ma ütleks sõna kestvam tulemus. Nii et Jumala rahu üldises pildis on tegelikult nii suur osa meie elust. Ja kuigi ma nagu enne ütlesin ka, et see ei ole võib-olla see rahu ei ole meie nagu põhimissioon, siis see on nii oluline komponent meie nagu igapäeva elust tegelikkuses. Ja ma arvan, et see on asi, mis me peame nagu, see on meie teejuht, see on ühtepidi ka meie ressurss. See on meie nagu lohutus ja meie lootus, on ju. Et ka kõige keerulistemadel aegadel me saame nagu hingata ja tunda sellest, et Jeesus on meiega, aga teistpidi me saame olla ise ka õnnistuseks teistele inimestele, kandes seda rahu nende ellu. Et see on nii fantastiline asi, mille Jumal on meile tegelikult jätnud. Et me oleme väga tänulik Jeesusele, et meil on siuke üleloomulik rahu olemas. Kusjuures tegelikult minu jaoks oli üks huvitav selline kogemus lähisuhte kontekstis, kus ma olin ise samamoodi Jumala juurde just tagasi tulnud ja Jumal oli mu elunugu ja mu sisemise maailma nagu teistpidi rajanud, kus ma sain aru, et ma enam ei toetu võib-olla nendele olukordadele, inimestele, asjadele nagu vanasti, vaid et ma olen järsku suureks saanud. Et ma olen nagu iseseisev inimene, sest varem ma olin hästi sõltuv inimeste arvamusest, aga järsku ma sain aru, et ma olen nagu, ma olen täitsa mina inimene. Ja see oli niimoodi, et mul tekkis väga ebameeldiv dialoog ühe lähedase inimesega ja niimoodi, et ma tean, et kui ma olen noorem, siis täpselt sarnane olukord oleks mind nagu täiesti nagu purustanud. Ja ma istusin selle kõige keskel, vaatasin ja no täitsa null. Et see nagu, see mind ei kõigutanud üldse sees. Ma mõtlesin, et ja ma ise istusin selle olukorra keskel, mõtlesin, et mul on täis rahu ja mul ei ole mitte mingit probleemi ei ole ja kõik on hästi ja pärast lepsime selle inimesega ära ja ei olnud ka mingit probleemi. Aga lihtsalt see kuidagi selles mul tekkis siuke kindlus sellesse, et mina olen koos Jumalaga, Jumal on koos minuga ja et sellest konkreetselt diskussioonist ei sõltunud üldse need asjad. Ja ma saan olla kindel. Ja siis ma sain aru, et siuke kindlus on olemas või? Ja selline rahu või?
seda ma tahan kindlasti. Ja edasine elu on olnud väga hea tänu sellele. Et ma võib-olla tooksin sellise näite siin. Et me näeme tegelikult sellest, kuidas Jumala rahu võib meie elus olla nii valitseval kohal. Et see juhib meid, see on meile toeks ja see on asi, mida me kanname võib-olla teiste inimeste eludesse täpselt samamoodi ka. Ja see on nii suur eesõigus, et meil on see rahu kogu aeg. Ja et Jeesus on jätnud meile selle rahu ja selle juhtimise ja selle armu, mis ta on meile jätnud. Mina olen temale isiklikult väga tänulik selle eest ja ma usun, et me kõik tegelikult oleme. See on fantastiline. Aga selliste mõtetega me tänase osa tahamegi lõpetada. Aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad, et olete meiega sellel imelisel teekonnal. Me väga hindame teid ja me väga palume teie eest, me palume teie kõigi eest ja me loodame, et Jumala vaim juhib teie igapäevaelu. Ja teadke, et meie armastame teid, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine nädal.